meie tänase esiettekandja esimeseks unistuseks oli saada baleriiniks ja tantsida Vanemuise laval. Kuid tantsutunnid lõppesid juba 6-aastaselt. Nii on ta ise öelnud. Ja tema sõnad, kui ma oleksin haridusminister, siis teeksin kõik, et lapsed armastaksid kooli. Selleks oleks vaja väga lihtne, et kõik õpetajad armastaksid lapsi ja usuksid, et igaüks suudab õppida ja igas lapses peitub geenius ja õpetamine on selle ande ülesleidmine. Kuidas siis selles muutumas maailmas toime tulla ja kuidas väljakutsetega noorte kasvatamisel ja õpetamisel hakkama saada? Palun, Anu Viro. Ja suur tänu ilusate sõnadest. Ja nüüd, millest ma räägime, mis on siis tegelikult muutunud sai 21. sajandil, et kus see kõige suurem muudatus peidus. Tundub, et tegelikult maailm nagu pidevas liikumises on ja samal ajal, kui me nüüd vaataks 1000 aastat tagasi oleva inimese otsa, siis ega väga vahet meiega ei oleks. Ja ometi on see muudatus põhimõte. Ja küsimus on, milles see muudatus on, et seda ennustati ette, et mis on selle muudatuse sisu. Peter Drucker, kui ta kirjutas sajandi vahetuseks oma raamatu 2003 see ilmus 21. sajandi väljakutsed, ütles, et see muutus, mis on juhtunud, on nii suur ja nii sügav, et see on välja vahetatud enamus väärtusi. Ta nimetas, üks on juba koos neid lapsi, 21. sajandi lapsi, M-faktoriga lasteks, milleeniumi lapsi. Ja et ta on teistmoodi, et küsimus on ainult selles, millest on teist. Ja miks me teda ei saa õpetada vanal moel, et see on kindlasti küsimus, milles me seisab meie kõikide ees. Ja see seisab organisatsioonides, see seisab majanduses, see seisab meie kõikides, mis on selle tegelikkuse muudatuse sisu. Ja teiselt poolt oleme ikka need samad inimesed. Ja see on see, et seda nagu aru saab. Ja mis on siis muutustest, kui vaadatud majanduse poolele, siis on selge, et see, mis terves praegu arenenud lääne riikides, on see, et kahaneb sündimus, et majanduskasvule üles ehitatud ühiskond on lõdvalt. Teine on see, et meie, mida me siis võime tarbida. Ütleme, kui meie palk on nii suur, siis selgub, et see osa, mida me igapäeva elus kulub, on kasvanud. Ja kogu siis majanduse areng on ka väike osa sellest igakuisest sissetulekust, mis üle, kuhu me selle siis paneme. Viimasel Euroopa konverentsil siis esitati see küsimus, et kuhu siis kulutab tänapäeva noor selle väikese osa, mis ta veel on tekkinud uuetu. Üks, mida arvati Euroopas, et see on kvaliteetne vaba aeg. Milleni on see kvaliteetne vaba aeg, selles on küsimus, et sinna me oleme nõus panustama. Ütleme majanduse mõttes, siis kogu majandus saab areneda selle väikse osa arve, mida me siis paneme. Kolmas on tulemusdefineerimine, mis on hea tulemus. Et näiteks kui kooli kontekstis küsida, kas on hea tulemus, kui on kuldmedaliga lõpetanud gümnaasium või kõik 5. Võib-olla see on halb tulemus. Mis on hea tulemus? Ja see tulemuste ümber defineerimine, see ongi siis, võiks öelda selle sajandi sügavne. Majanduses me defineerime ümber, paneme sinna sõna jätkusuutlikkus, aga siin on küsimus. Kui te loete põhikooli seadus, siis mis siis on haridusmõtte tasand. Ma tean hindad ja ma olen valmis eluks. Nüüd globaalne konkurentsivõime, kui me vaatame kõik, kes meil on kuhugi läinud ja meilt on väga palju ära läinud, nad omavad tõepoolest on edu. Ja see toob kaasa muudatuse hariduses selles sisus, aga viimane selgub, et see globaalne majanduse globaliseerumine toob kaasa poliitilise killustatuse.
ja siin on väga suur selles arengu. Kaob ära küsimus, kes ma olen, identiteedikriis. See toob kaasa meile, võiks öelda terrorismi, see toob kaasa palju asju. Ja nüüd võiks öelda, et kokku võtame selles muudatuses industriaalühiskond on elamudas. Industriaalühiskonnas majandus selline võiks öelda asjade ihalus algas 50. aastat Ameerikas väga suure hooga. Iga inimese eesmärk oli saada juukaks. Palju asju. Meil on praegu väga palju asju. Nüüd uus ühiskond kannab nimetust teadusmajandus. See tähendab seda, et kui siis milleeniumi palavikus küsiti, et kui palju on jäänud 21. sajandisse füüsilist tööd, siis erinevatel omad hindas erinevad, kui palju on jäänud. Selgus, et võrreldes aastaga 1901 oli jäänud selle uute sajandisse 11–12% füüsilist tööd. Ja kogu töö, mida tehakse sellel sajandil, on siis valdavalt vaimne töö. Ja vaimsel tööl on paratus. Vaimsel tööl nimelt ei saa mõjuda. Me ei saa öelda, kui ütleme, 5 või 10 õpetajad läksid korraga tundi, tund oli 45 minutit, kes tegi rohkem tööd, kas nad tegid ühe palju tööd, ajaliselt olid kõik 45 minutit, aga tegelikult või tulid IT-poisid tööle, tarkvaramees kirjutab, istub arvuti taga 8 tundi, 10 tundi, ei saa kontrollida, tegi ta midagi või tegi. Ei ole üldse mitte midagi tegi, võib-olla 3 nädalat ei tee midagi, aga 4. nädalal vilksatab ta mingi idee peale, mis on väärt poolt maailma. Ja selle tõttu siis see vaimse töö mõõtmatus, tegelikult me ei saa hinnata. Me ei saa seda mitte kuidagi. Võib-olla ja küsimus, kas me üldse midagi tegime, jah? Kulutasime enne, on just see, et vaimne töö peab olema vabada. Ja ütleme, kõige suurem, ma mäletan oma õppejõukarjääris, kõige suurem nagu õppimine oli siis, kui ma läksin õppejõuks, ma tulin tegelenud teadusega selle ajani ja ma olin füüsik ja ma sain aru, et midagi inimesest ei tea ja siis ma läksin Tartu Ülikooli teist korda psühholoogiat õppima ja minu avastus oli see, et ma võin olla kui tahes tark. Ma võin olla geniaalne, aga mina ka ei saa kasutada oma teadmisi, kui mu töö on mulle vastu. Ehk see uks ei lähe. Ja see oli see vabatahtlikkus, ma ei saa vägisi, kedagi ei saa õpetada, ma kas õpin või ei õpin. Juhtimisraamatu autor on kirjutanud, see oli esimene juhtimisraamat, mis Eestis eesti keelde ka tõlgiti. Aga Rakko-Piis oli lendil, te võite viia hobuse veele, aga selleks, et ta jooks, peab ta jändada. Ja nüüd kogu siis see õpetamise värk on jänu tekitamine, jänu peaks olema. Ja nüüd küsimus pedagoogika võtmeküsimus, kuna see jänu, millise juhul ma õpin. Ja nüüd see teadusühiskond nõuaks meelest, et me tõepoolest meil kõigil oleks töö, teeme vabatahtlik ja eneseteostus. Ja nüüd kõige suurem muudatus, ütleme ajastades, kui küsitakse, kuhu me oleme jõudnud, kui industriaalühiskonna läbi me oleme jõudnud teadusmaja ajastusse või me oleme vahetava nimetatakse infoajastu, siis me ütleme, et selle nimi on vahetavahe Läänemere maade konverentsi nimetatakse teiseks renessansiks ehk inimese taassünd. Inimese taassünd tähendab seda, et igale inimesele eneseteostus. Ja nüüd eneseteostuse uurimus tundub, et eneseteostus on nendele, kes juhivad ja need, kes siin laulsid. Aga kas eneseteostus võiks olla, kui ma olen müürilaulu ja korstnatükki? Ja uuringud, mida on tehtud, Siksen Mikaeli on teinud oma doktoritöös, näitavad tegelikult igas töös. Sõltumata tööliidist. Ja kõige suurem muudatus, mis ma arvan, näiteks Eestis üldiselt, meie hoiab, meie väärtusina, ehk me peaks kujutama, et igas töös võib olla inimese jaoks eneseteostus. Praegusel juhul meil on üldiselt selline hoiak, et see puudutab neid, kes jõuavad ülikooli kuhugi kõrgemale, teevad midagi, juhivad kedagi, nemad. Ja see on see, kasvatuse igasel. Igal inimesel, igale lapsele eneseteostus. Ja selle tulemuseks peab olema tegemise rõõm. Elamus või rõõm. Ja õppimise juurde tulla siis õppimisrõõm. Ja nüüd küsimus ongi sellest, millisel juhul. Kuna mul tundub töö eneseteostuslik,
esiteks ta peab olema vabatahtlik, ma peaks olema ise valinud selle. Ja need ühiskonna uuringud ka näitavad, et me tõepoolest liigume selles suunas. Aga me ei ole teinud seda, võiks öelda, me ei ole jõudnud sellest hüppes teha seda otsustavalt. Vahetada mõtlemine. Ja tõepoolest, kui võtta siis majanduses kokku, siis see sõna jätkusuutlikkus on või. Kas me oleme, millisel juhul, või me küsida, Eesti riik on jätkusuutlikkus. Eesti rahvas, see on küll meie põhiseaduse sisse kirjutatud, et me peame, riik on loodud selleks, et jätkuks eesti keel, eesti meel, Eesti rahvas. Aga ometi küsimus on väga tõsine küsimus. Kuivõrd Euroopa Liit on jätkusuutlik, mis tahes organisatsioon, mis tahes ettevõte või jätkusuutlik. Ja jätkusuutlikkuse tähendabki seda, et me peame tulemuse ümber defineerima. Milline see õige tulemus on, et me oleks jätkusuutlik. Ja majanduskasv, ressursside, see kindlasti ei ole. Ja nüüd, kui tulla siis õppimise juurde, siis humanism on see, võiks öelda sellise kaasaegse pedagoogika alustala. Ja taga on väga palju Carl Rogersi töid, humanistigi selline lähenemine. Ja tema väljendab seda, et kõik lähtudes sellest, et kõik lapsed on head, iga inimene suudab õppida, igal inimesel on vajadus enese teostuseks. See on humanistlik, need lähenemine on juba eelmise sajandi 70-ndatest, aga ometigi see ei ole nagu meil omaks võetud. Meil on ikkagi tunnet mõnedele väljavalitutele, osadele oleks see nagu ja teised teevad lihtsalt. Ja seesama, et iga laps, kui me loomupäraselt saame nagu areneda, siis õppimine on meil sisse kodeeritud ja areneda. Midagi hästi teha, ja selleks ei pea sünnima. Aga küsimus kogu keerukas on see, milline on keskkond peaks olema, kus see on võimalik. Milline on keskkond, kus ma tunnen, ma tahan õppida, areneda ja kuhugi jõuda. Nüüd uuemad uuringud motivatsiooni vallas algasid eelmise sajandi, võiks öelda 57 tehti esimene eksperiment. Ja see esimeses eksperimendis esitati küsimus, mis tegelikult paneb neid tegutsema. Mis tegelikult? Kõigil teil on kindlasti öelda näinud Maslow vajaduste püramiidi, mis meil on, siis ometigi nendes uuringutes jõuti sellise enesemääratluste teooriani. Ja selle järgi on inimesel 3 põhivajadus, mis läheb nagu kogu humanistliku sellise lähenemisviisiga. Meil on 3 põhivajadus. Igal inimesel, need universaalsed sügavad, nagu me ilma sünnime ja esimene on olla pädev. Seda asja, mida ma tahan teha hästi. Vaadake väikseid lapsi. Keegi ei taha halvasti mängida, tahab võita, kõik mida ta teeb. Või mängib lihtsalt mänguasjadega, või paneb midagi kokku. Ta tahab seda teha hästi. Ehk see pädevuse soov on meile sisse kodeeritud. See istub sügavalt meie. Teine on iseseisvus. Tahan saada iseseisvaks. Tahan tõstama jalgadele, siis tahan käima õppida, siis tahan emast lahti ütelda, siis tahan ise midagi teha, iseseisvus. Ja 3. põhivajadus olla see. Üksinda ei ole see mittegi, nagu kirjutavad mõned filosoof. Ja tõepoolest, need 2 asja, iseseisvus ja seotus, on need, mis panevad meid arenema ja teised, mille tõttu me vajame lähedasi, mille tõttu siis kogu selles ühiskonnas see koos tuleb. Ja see, mida me väga sageli ära unustame, on see, et inimeseks ei sünnita, inimeseks saadakse. No sipelgas saab sipelgaks ja mesilane mesilaseks, aga inimesel on heedus saada inimeseks. Me sünnime võime saada inimeseks, aga me kasvame inimeseks. Ja selle tõttu hiljuti, ei ole väga jõuti, aga 2000 riigis oli meil, selles artikkel oli lehes, et Venemaalt leitis laps, keda oli kasvatanud kool. Käis 4 tähtukega, keda ei osanud lakkuskeelega toitu. Ja artikkel lõpus oli küsimus, kas ta kasvab tavaline inimene. Kas ta sulandub ühiskonda? Kui kella 7 aastat on kasvatanud kool, siis üldjuhul tõenäoliselt mitte.
võib-olla me ei tea, tähendab, kuna siis ta isast ja emast ilma. Nii et see on niisugune keeruline küsimus, kui kaua. Nii et tegelikult see seotuse pool on olnud sellest, et inimesed saavad. Ja need 3 on siis need baasvajadus, mille tõttu me võime siis eeldada, et igal lapsel on see loomupärane soov õppida, areneda, targaks. Ja nüüd, mida siis on uuritud nendes uuringutes, on hästi palju kulutatud aega sellele, et millisel korral inimese, miks me teeme midagi hästi, mis tegelikult paneb meid tegutsema. Ja ma toon teile näited 2 tippsportlaste uuringutes. Ja siis me jõuame pedagoogika juurde ka, et mille tõttu siis see tippsooritus sooritatakse. Ja ütleme, mõtlete tegelikult Kanteri peale või meie mõne teise meie kuulsa sportlase peale. Selgub, et me võime seda tippsooritust vaadata õppimises, kuna ma teen kontrolli hästi ära ja lähen teen tippsoorituse või eksami ja teen tippsoorituse. Esimene, nagu te näete, on sisemine raha. Teiseks selgub, nüüd kui meil peavad olema mingid suuremad eesmärgid. Näiteks minna matemaatikatundi, et seal võib-olla õppida ruutvõrrandit lahendada. Siis see eesmärk ei ole see, mis paneks mind õppima. Eesmärk peab suurem. Öeldakse, et eesmärk peab suurem olema, kui see tegevus antud hetkelist, mida ma teen. Võime rääkida eesmärkidest. Kanter alustas rebasele koos, pani 75+. Kuldmedalile ei saanud 70-ga, isegi mõte veel 68. Nii et see on see küsimus. Meil peavad olema mingid eesmärgid. Keskendumine. Ma peaks saama selle tegevusele keskendumine, mida ma hetkel teen. Intuitsioon. Tippsportlaste korral see intuitsioon on tulnud kesksele kohale. Ma lugesin ühte pedagoogika uuringut, mis oli tehtud Euroopas. See algas peale õpetage inimesed kasutama intuitsiooni. Intuitsioon defineeritud kui suur alateadlik arvutus, kus on tohutu palju tehtud. Hästi joonistan siia tahvligi. Et see intuitsioon on tähtis. Intuitsioon on selles, kui sa midagi teed, siis intuitsioon aitab neid valdkondades, kus meil on kogemus. Intuitsioon ei aita seal, kus kogemus ei ole. Ja siit jõutakse siis ka pedagoogilises mõttes, eks ole, spordis me jõuame oma tulemusteni harjutades. Ja tegevuse kaudu õppimas midagi suurepäraselt sooritama. Täna kaasaegne õppimine on ka pigem õppimine tegemise kaudu. See on see learning by doing. Nüüd tuleb koht, mis on võtmeküsimus selle uuringu. Toetus ja armastus. Seal oli uuritud enamasti meesportlasi selles uurimus. Kui naine oli hommikul andnud musi, siis tema sooritas parem. Ja ilma selleta läks. Ja siis oli seal artikli all väikeste kirjad, naised peale võib ka musi andes läheb neil ka parem. Aga selles uuringus ei olnud naisi eriti palju uurinud. Aga see toetus, armastus tähendas seda, et sa tunned, et sa oled toetatud iga juht. See ärevuse puudumine, toetus selles, et mitte asi ei ole selles, sa ei lähe võistlema põlve pärisedes oma sooritust tegema, vaid sa lähed, sul on sisemine rahu ja toetuse tunne. Nüüd mõtted niimoodi, ta oli väga huvitavad, mida nüüd ütleme õpilasi, kui me siis peaks riigieksamit tegema, on see, et kui sa need mananed pildid visuaalselt silma, näiteks Gerd Kanter oma parimast heitest, siis aju ei tea, et see on võtlus ja ta sooritab selle uuesti. Ikka ja jälle. Kui te suudate selle võtta, siis silma ette maha. See on iga ükskõik millises tegevuses. Ja kindlasti optimism. Ja nendest kokku, kui me vaatame, see tippsooritus õpetame igal lapsel, alates sellest, kuidas midagi õppima hakkab, eks ole, on oma tippsoorituse hetkel, mängu mängides, midagi tehes. Need on nüüd selles maailmas, kus me siis räägime eneseteostuslikust ühiskonnast, siis selgelt eneseteostuslik töö, ükskõik mis töö on, sisaldab siis mõningase hulga tippsooritusi, jah? Vastasel korral see naudimine võidu. Nüüd see maailm, kus me elame, meie lapsed peavad elama maailmas, mis on kiire ja muu. Praegusel hetkel ma käisin, meil on Tehnikõigus tootmisjuhtide akadeemia suur rahvakonnas, me
tootmises me ei suuda ennustada, milline on tehnoloogia näiteks 6-7 aastat, no võimatu ütelda, tehnoloogia arendamise aeg. Võib juhtuda, et kõik need, mis te sinna panete, ja me ei saa seda ennustada. Aga meie lapsed elavad selles maa, kus ei saa seda ennustada. Sellest tuleneb nõudmine olla kaine. Tulla toime vastu. Mille kaalal näeb siis vaeva tegelikult, mis on ka sisse kirjutatud, siis põhikoolides on siis väärtuskasvatus või kõrgus omada põhimõtted. Võitu peale küsida, millised on põhimõtted. Küsimus, kas meil on põhimõtted? Kui me räägime väärtuskasvatu, siis siin on võtme küsimus, kas meil on väga kindlad tegutsemispõhimõtted, kas on printsiibid, eetilised põhimõtted, mille vastu ma ei patusta. Ja et ühelt pool ma peaks olema paindlik, aga mitte kunagi ei võiks patustada oma põhiväärtustusi. Ja küsimus, mis on põhiväärtustused? Ja nüüd me jõuame nende uuringute järgi, võiks öelda, et on siis küsimus, mis tegelikult ikkagi meid motiveerib, mis paneb meid tegutsema, miks me midagi teeme või me midagi ei tee. Ja selles, nagu ma ütlesin, uuringud algasid eelmise sajandi 57. aastal selle sama küsimusega, mis siis motiveerib. Välised motivaatorid, sisemised motivaatorid. Esimene eksperiment tehti inimahvidega 57. aastal. Ja taheti teada, kuidas nad õpivad. Ja kõikide nende ülesannete eksperimendid kestid paarkümmend aastat jäi vahele, keegi ei uskunud esimest tulemust ja algasid 70-ndatel uuesti. Praeguseks hetkeks on siis olemas eksperimentaalsed tõestused selle, mis paneb ikkagi neid tegutsema. Inimahvidele on probleem ülesanded ehk mehaanilised mänguasjad, mille lahendamiseks tuli see ära nuputada, kuidas see lahti ja kuidas see kinni. Ja inimahvid mängisid, neid jälgiti 2 nädalat, nad said kogu aeg uusi mänguasju. Kui esialgu kulus selle ülesande lahendamiseks 10-15 minutit, siis 2 nädala pärast nad lahendasid probleemi sekundit. Nüüd algas eksperiment. Eksperimendis otsustati neid kes kõige paremini ülesanded lahendavad premeerida rosinat. Enamalt saanud banaanid, ma esimene kord lugesin teist korda üle, rosinad oli. Nüüd juhtus midagi, mida ükski psühholoog ja ohvil ei uskunud. Ahvidel kadus silma nähtavalt huvi mängimise vastu. Kui enne seda olid 2 nädalat vabatahtlikult õppinud arenenud, siis tekkis silmaga nähtav taandamine, tagasiminek ja huvi kadus. Järgmine eksperiment tehti 10 aastaid hiljem, muidugi üliõpilastega, lastega, kooliõpilastega, töölistega. Laste ja laste eksperiment oli see. Valiti välja lastelapsed, kellel silma nähtavalt meeldis joonistada. Nende silma nähtavalt joonistamise huvilised lastele, kes vabatahtlikult iga päev lasteaias võtsid pliiatsi paberi ja joonistasid. Nüüd algas eksperiment. Lapsed jagati 3 rühma. Ühele rühmale öeldi, et kui teed ilusa pildi, saad premeeritud. Teisele rühmale ei öeldud, aga premeeritud. 3. ei öeldud ega premeeritud. Jälgiti, kui palju lapsed joonistasid, 8 tunniks võeti. Eksperimenti korrati 2 nädala pärast. 2 nädala pärast tehti sama eksperiment. Need lapsed, kes olid premeeritud huvi joonistamise vastu, mis silma nähtavad kadud. Neile enam joonistada ei meeldi nii palju. Nüüd olid katsed. Üliõpilastega jälle 3 rühma, ühte premeerime ja kirjutati üles. Kõik eksperimendid oli probleemülesannete, kus tuli kasutada nuputamist. Nii kui tuli mängu preemia, lahendamise aeg pikenes, loovus vähenes ja tulemus oli kehv. Nii palju, kui seda katsetati disaineritega, loovinimestega, need tööd, näiteks sisekujundad, mis olid tellimustööd, teised tööd, mis oli neil vabatahtlikult tehtud, lasti hinnata täiesti võiks ka neutraalsete selliste hindajate, ekspertide tööd, mis olid tehtud tellimuse päeval. Ja need, mis olid tehtud vabalt, tehniliselt võrdsed, loovuselt ja tellimustöö kaugelema. Nüüd küsimus, see on küsimus sellest, mis tegelikult meid motiveerib. Ja viimane katse oli siis töölistega, seda ei saanud Ameerikas korraldada,
nõudnud liiga palju raha, neid üliõpilaste katseid premeerimisel oli palju tehtud, selge, nii kui tuli mängu preemia, nii lahendamise aeg pikenes ja halvenes haridus. Töölistega lihtne katset võeti tööliselt 8 tunniks Indias, kus olid hästi odavad palgad. 2 tunni eest nad said 50 senti, mis oli selle all Indias päevapalk. Teised said 2 tunni eest $5, mis oli Indias nädalapalk. Kolmandad said 2 tunni eest $400, mis oli suur raha, väga suur raha. Ülesanded olid 3 rühmad täpselt. Kõik olid probleemi ülesanded, kui palju kulub aega, vähendamiseks, kui teadmine. Võitsid, kes loomulikult 50 senti. $5 ei vähema, aga väga vähe. Ja küsimus, mille siis esitatakse uut. Mis siis tegeb? Miks siis on? Ja nüüd vastus on selge. Fookus läheb. Mitte tegevused, mitte nututamised, vaid preemia. Fookuseks on teine asi. Ja selle tulemuseks siis nende uuringute järgi võib öelda, et tulemuspalk on ulatusliku mõjuga sellele, mida me nimetame motivatsiooniks. Ja nüüd on olemas välised motivaatorid, sellised rahaline kasu või tuntus ja sisemised motivaatorid, isiklik areng, rahul, maailma heaks panustamine. Kõlab väga idealistlikult, aga tegelikult pakub rahulust. Ja nüüd sisemine motivatsioon, see tegevus ise peab meeldima. See on nii, nagu lapsele meeldib mäng. Ja mängu nimel on lapsed valmis tõsiselt pingutama, panustama. No jõuda 76. levelile, nagu mu väike poiss. Selleks ja sinna pannakse energia ja nüüd on küsimus, kuidas korraldada nii. Õppimine ise pakub rõõmu ja tegevused ise, töö pakub rõõmu, tegevuses. Ja nüüd selles uuringutes, küsimus siis on, nüüd taandub selles inimese uuringutes, on küsimus, missugused tegevused meid köidavad siis täielikult, jah, et tegevus ise pakub rõõmu. Ja siin me jõuame ka sinna. No, siit on natuke halvasti näha, ütleme, küsimus on, kas mingeid väliseid motivaatoreid üldse vaja. Me tuleksime töö juurde, kas me ikkagi ilma rahata oleksime nõus tööle. Kindlasti mitte. Me peame kuidagi elama. Aga kuidas jõuda selleni, et see töö pakuks tegemise rõõmu? Ja see oli siis eelmisel sajandil ja nende uuringute kesk. Milline, kas ka igapäevane töö võiks pakkuda seda tegemise rõõmu lihtsalt? Kuidas see võiks olla? Ja võtmeküsimuseks on siin, et minu võimet ära kasutada. Ja me oleme jällegi selles väljas, et igal lapsel on olemas teatavad andmed. Arvatakse, et kui võimeid on kirjeldatud umbes 3000, tegelikult ma leidsin internetis mingi 2952 võimet, siis arvatakse, et 1% kõigist võimetest on igal inimesel üle keskmisest. Ehk neid nimetame andmeteks. Need andmed on sünnitamas. No siis 30 annet on igal lapsel. Ma ei tea, kas kool on avastanud, kas te igaüks teab oma 30 annet, millest eriti annet. Ja mõnes asjas on inimene puhtalt geniaalne. Selle 30 hulgas võib olla vähemalt ütleme, juhtide uuring Euroopas kirjutab sellest andmetest, et 10 kiirteed on igal inimesel, tema saanud 10 asja, kus me oleme silma paistvad. Ja nüüd need 10 asja me peaks rakendama sellesse elukutse valikusse sellisel juhul, ja nagu ütleme andmetkeelest mööda kiirteid sõidate oluliselt kiiremini, me täna sõitsime siin, kui te sõidate mööda rohtu kasvanud praegust. Kindlasti iga inimene peab oma mõned rohtu kasvanud praegused puhtalt sarvil, teeme koolis, eks õppime igast asja. Aga mitte kunagi me ei hakka mööda seda sõitma, nagu mööda sõitma. Ja selle tõttu see oma võimete avastamine, oma võimete äraõppimine on võtmeküsimus. Ja nüüd tuleme siis nende juurde ja selle motivatsiooni 3 osa. Esimene 1-0. Bioloogilised vajadused, nälg ja janu ja ellujäämise vajadused. Teiseks on see 2-0. Nüüd see 2-0 on siis piitsapräänik. Teed hästi, saab prääniku, teed halvasti, saab piitsa. Ja nüüd kokkuvõttes uuring 20. sajand on täielikult keskendunud
piitsapräänik. ja siin ongi see. ja nüüd, nagu ma ütlesin nendest uuringutest, miks see preemia ei tööta, jah, on see, et tegelikult see präänik ei saavuta kunagi oma võimete taset. See tegelikult ei motiveeri. Ja kohe null on see viimane kus. Ja see avastus selle inimese, kui me tuleme tagasi selle juurde, meil on sees on soov olla päri, siis tegelikult see 3-0, see kolmas jõud, nagu nimetab seda pink oma raamatus liikuma panev jõud, on tegelikult meil on kaasa sündinud soov teha midagi väga hästi. Ja seda koos sellega, et olla iseseisev, meisterlik ja eesmärkile suunatud. Ja nüüd see tehnilise taseme uuringud on need, millest ma rääkisin. Miks? Preemia läbi. Pinki raamatu lõpus on ka küsimus, miks hinded halvavad õppimist. Ta toob näiteid, seal on, kui te võtate selle Pinki raamatu välja, siis seal taga on koos aadressidega, kus te saate leida eksperimentaalkoolid, kus on need muudatused sisse hindid. Et piitsapräänik on ära. Miks hinne halvab õppimissoovi? See tundub meile, et kes ei tahaks head hinnet saada, see ikkagi tiivustab. Selgub, ei tiivustab. Ta toob ka seal raamatus näiteid, et midagi hullemat ei saaks olla, kui me seame tasku raha hinnetada korrelatsiooni ja seame kodutööd ka raha eest. Ja ma Tehnikaülikoolist küsin, mul on seal suured voorud, et tõstke käed need, kellel on kodus olnud taskuraha seotud hindega. Mul tõstad siis eelmine aasta, mul oli 60 voorus, 3 veerand tõstsid käe, 75%, umbes ma lugesin käe. Ja tegelikkuses on see katastroofilise mõjuga. No üks poiss ütles, et temal oli nii, kui see halva hinde pidi tagasi maksma. Mõtlesin, kus sa siis said parem. Olid ju eelmisel nädalal ära kulutanud, eks ole. No siis peeti kinni, siis maksid nagu võlde, jah. Nagu pangalaen. Ja nüüd need uuringud, mida see Pink selles raamatus liikuma paneb juurde, et miks piitsapräänik ei tööta. Ja need on need eksperimendid, mida me tegelikult alustab raamatut, mida teadus teab ja mida äri ja kood eilab. Miks need ei tööta? Esiteks nad halvavad sisemist motivatsiooni. Ma mõtlen välistelast. Kõik uuringud seda ka kinni. Teiseks, pärsivad soortus. Need mõõtmised, mis me, kui palju ülesande läheb. Ja? Hävitavad loomingulisust. Tõrjuvad head käitumist. Näiteks ma müügimees ja mul on tulemuspalk. Ma müün iga hinna eest teile. Ja? See on minu raha. Ja? Mida rohkem müüd, seda rohkem saab. Me võime eirata mõnda reeglit, olete nõus. Ma ei räägi kõigist puudustest, mis seal kaubad. Nüüd arutati selle SMS-i mul laenutude, jah? Soodustavad ebaeetilist käitumist uuriti väga paljudes müügimeestel, kellel oli siis tulemus. Ma võin teile öelda, et uuring oli 2011 Eesti juhtimisuuring Eestis nüüd ja praegu ja leiate selle ka EAS-i koduleheküljel. Selgus, et 90% Eestis töötavatest inimestest oli tulemuspalk. Selle selline ettevõtluse tasandil. Et hariduspõllul meiks mingit tulemuspalka ei ole. Ja tekitavad sellist sõltuvust, sellist vale sõltuvust, et need on need uuringute tulemus. Ja nüüd kogu siis selle raamatu kokkuvõtteks on see, tal oli esimene vajadus, mis inimesel on. Baasvajadus, sest oli iseseisvus. Selgub, et kogu meie elufilosoofia tekib küsimuses, kuidas me ennast tunneme. Me räägime kasvatuse eesmärk. Kas ma olen mängija või õhtu? Kas mina mängin selle elu male laua taga või minuga mängitakse? Kui palju kordi nüüd valimist veel rohkem me kuulsime. Minust ei sõltu mitte. Nõus. Nii kui ma selle tundeb, et minust ei sõltu midagi. Keegi tõsta mind ühe male laua. Ja nüüd need motivatsiooni uuringud on just see, et kuidas tekitada inimesest tunne. Tema on see elus, kes mängib oma elu mängu. Ja see on tore mäng. See on hea mäng. See pakub pinget. See sunnib eneseteostust. Ja või see tunne, et sa oled.
ja vaadake, see on pikk ja keeruline asi, et kuidas ma siis selle tunde saaksin kätte. Ma ei ole mängukann eluperes, mina ise. Et igaüks enda vist küsida, kui palju, kas me tunneme ennast selle elupereni, kas tõesti seda. Ja nüüd selgubki, me tuleme tagasi selle motivatsiooni juurde, siis kõik taandub selle sama tundele, kui väga sa tunned, et sa oled. Minu käes on elu. Minu käes on olemas. Nüüd selle uuringute järgi jagatakse inimesed kahte tüüpi. Ja neid on siis uuritud tegelikus elus, tööelus. Ja see tööelu uuringu järgi siis võib siis jaotada inimesed siis kahte rühma, I-tüüp ja X-tüüp. Vanasti oli siis motivatsioonilise Y-inimesed, aga nüüd on siis I-tüüpi. X-tüüpi inimesel on 2-0 motivatsioon, viitse käe. 3-0 on siis I-tüüpi ja nüüd kogu küsimus, kuidas sünnitada neid I-tüüpi inimesi. Iga eneseteostuslikus ühiskonnas peaks olla kõik I-tüüpi inimesed. See teisiti ei ole või. Kuidas seda sünnitada? No ma arvan, et õpetajate hulgas arvestades, kui halvasti üldiselt makstakse õiguspõllud, siis ma arvan, et neid, kui me üldse sealt vastu peame, siis me oleme I-tüüpi inimesed vastasel korrale, oleks ammu läinud, jah? See tegevus ise peab pakkuma rõõmu. Aga nüüd see uuring, mis on tehtud selle I-tüüpi inimestes, esiteks I-tüüpi inimesed luuakse. Selleks peab olema riigikeskkond. Me võime hävitada halva keskkonnaga I-tüüpi inimesi väga kiiresti. Teadlik algab sellega, ütleb, et kui te arvate, et I-tüüpi inimene on nõus ilma palgata või vabatahtliku tööd tegema igavesti, siis teeksid. I-tüüpi inimesed tuleb hästi palka. Selleks, et ta alles. Ja kui me oleme ära makstud, siis ükskõik, kui väga meile meie töö meeldib, motivatsioon kaob ära. Ja seda on kolm. Näiteks meie Eesti uuringute järgi. Kui meil on miinimumpalk, siis pole mõtet, et ilma motivatsioon sobib. Kui me maksame selles toimetuleku piiri peal palka, siis pole ka mõtet motivatsioonist. Nii et kindlasti siin on olemas ja nagu huvitav on see, et tegelikult selliseid uuringuid, mis näitab, kuidas inimesed on palju rohkem raha pandud ärimaailm, kui tegelikult pedagoogilised uuringud. Ärimaailmas on olnud rohkem raha viimasel vähemalt aastatel ja sinna seda tohutult see küsimus, mis paneks inimesed tegutsema ja kuidas saada inimesed, kes on tööle pühendunud, kes töötavad, kasutavad kõik oma anded ja võimed ära. Ja need uuringutes oleme siin näinud. Ja see on tehtud täpselt samuti, sellest me vaatame siis õpilasi koolis, siis Eesti kooli uuringud ei näita väga kõrgel huvi või see mingis väga ruttu kuskil 6. klassiks, et meil enam paljudel enam kooli ei meeldi. Ja seda õppimisrõõmu on suhteliselt vähe. Küsimus on miks, kuidas, ja kogu võti on selles, kuidas luua keskkond. Uus põhikooli seadus võimaldab tegelikult selle hindamise maha võtta kuni 6. klassi. See on kindlasti väga hea, mina olen mitte hindamise poolt, sätab teistes arvad, et hinded ei ole kõige parem. Samal ajal on väga paljud koolijuhid, kes on seal teinud, näiteks Tallinnas on Peetri kool, kes juba ammu järgis selle hindamise järgi 1., 2., 3. klassi. Väga paljud lapsevanemad on rahul olema. Nad tahavad, nagu üks isa küsis minu käest sellel sügisel. Ma lapsed kooli, kus ka ei pannud, nüüd 1. klassis üldse ei tohi hiidet panna. Ja kuidas ma teada saan, et mu laps õpib? Vaatsin, et võib-olla räägitakse. Küsida tõesti. Ja see isa väga tõsine mure, ma ei tea. Et kuidas ma teada? Ja see õppimishuvi ülevalkooli. Ja küsimus on, ütleme, arenguspsühholoogia, eks ole, Eriksoni arengus. Erikson kirjutab, et on 2 asja, mis panevad inimesed edasi. See on edutunne ja kiitus. Ja ta lisab oma raamatus, mul on tema originaalist, ja 3. ei ole. Et kogu õpetamise kunst on sellest edutunde tehtud.
nii kui mul on, ja nüüd, kui mul on edutunne, siis ma tahan ikka ja jälle seda asja teha, et seda tunnet uuesti kogeda. Nii et ja nüüd, kui me räägime tööst, siis on töös 3 amet. No siis on meil karjäär. Ja siis on 3 on kutsumus. No, see on nüüd selle eneseteostus. Eestis läbi viidud hea tööuuring, doktoritöö tehnikuliselt. Küsitleti väga paljus. Tema uuring lõppes kohe masu 2008, pärast seda masu ajal ei olnud mõtet küsida, siis oli hea töö, kui su töö. Aga enne seda kõige muret tekitavam küsimus oli sellest, et heast tööst oli kadunud ära sõna kutsumus. Mitte keegi, räägiti rahast, esikohal on raha, räägiti karjäärist, natuke räägiti ka arenguvõimalustest, aga see, mida on nimetanud kutsumust. Ja nüüd ütleme, kogu muudatus kooli süsteemis on see saada töö, mis on mulle kutsumus. Ja kutsumiseks on mul töö, mis on seotud minu võimete, annetega, loomupäraste selliste võimetega ja mille tegemisest ma saan tegemise rõõmu. Tegemise rõõmu. Ja see on üks hästi oluline asi, kuidas seda tegemist. Ja nüüd see kirglik, eks ole, ühendumine tööle, töö enda pärast. Töö ise pakub. Ja seda igale lapsele ja töö ise pakub. Vanasti näiteks me võisime näha, mehed käisid garaažis autokallal nokitsemist kirglikult. Ja ma ei tea, mis tänapäeval meestel see töö on. Ja naistel võis olla toa koristamine, eks ta. Et sa pakus tegemise rõõmu ja unustad ennast ära koristamise. Teaduslikud uuringud selle vallas näitavad, et eelmisel sajandil, 20. sajandil, mis kõige enam eelsust tunneb, oli lugemine ja võisime ennast sinna tõeliselt tunnustada. Ja nüüd Seligman, kes on positiivse psühholoogia üks selliseid alustala parejaid, oma raamatus Ehe õnn, see on eesti keelde ka tõlgitud, ta alustab oma raamatut see, et kuidas positiivne psühholoogia sündis. Positiivne psühholoogia sündis küll väga traagilistel asjaoludel, aga ütleme, ta ütles, et kui psühholoogia on 100 aastat näinud vaeva sellega, et neid hällikuid ja kõrvalekaldeid läbi, siis positiivne psühholoogia esitab küsimus, kuidas olla õnnelik ja terve. Õnnelikud muidu on tervemad ja õnnelikud elavad kauem, neid uuringuid on tehtud Euroopas võrdlis. Meie elu iga pikenenud, kui me oleme õnnelikud, rohkem kui 10 aastat ja õnnelikud surevad noorud. Ja haigused tabavad ka vähem. Ja ka seda on. Nii et õnnelikkus oleks nagu see küsimus, mis see siis on. Ja selles uuringutes, Fixen-Italy tegi sellest oma doktoritöö, nad jõudsid sellise asjadi nagu sellise optimaalse kogemuse. See on seesama, sa unustad aja ja lähed oma töö, siis teed midagi täie naudingut töö enda pärast. See oli siis optimaalsed kogemused ja Fixen-Italy doktoritöö oli keskendus sellele, uuriti siis inimesi ja helistati neile suvalise väepiipariga sisse ja nad võisid siis vastata, mida nad sellele hetkel tund. Ja jõuti selleni, et seda optimaalset kogemust või nautimist kogesid inimesed, rohkem kui 50% inimestest, kõige enam oma igapäevast tööd tehes. Aga selles uuringus, selles doktoritöös tuli ka välja vastu, kui inimeste, kes küsiti, et kuigi ta oli seda oma tööd täiega nautinud ja töö siis ennast ära unustanud, siis küsimus oli, et kas sa tahaksid selle töö asemel teha midagi muud ja enamus vastas jah. Tegelikult, kuigi nad nautisid seda töö tegemist või said selle optimaalse kogemuse, selle tundus, et töö on neile võõras. Ei olnud nagu oma. Ja nüüd kogu muutus sellest uude ajastus oleks see, et ma nüüd ei käi, mida ma võisin ka, kuna ma olin meisterlik nautida, siis ometi, et ma tunneks, et see on minu töö, see on minu elu, see töö ei ole nagu kõrvalseisnev vahend, vaid on osa sellest, mida ma teen. Ja nüüd seesama, selles uuringus tuli välja, et see nautimine või see optimaalse kogemuse saamine oli väga suurel määral seotud sellega, et selle tegevusel pidi olema suurem eesmärk kui see tegevus. No, ütleme, organisatsioonide tasandil me räägime visioonidest, mingi põhilise eesmärk.
Ja kui me räägime õpilase tasemel, siis peaks lapsel olema elu eesmärk. Nüüd, kui paljudel lastel on või inimestel üldse, kui palju inimesi püstitavad endale elu eesmärk. See uuring, kui on tehtud eelmisel sajandil, siis leiti, et umbes 3% populatsioon. Nendest 3%-st üks 97 saab. Ja selgub, kui ma olen näiteks kirjutanud, et tahan, üks Ameerika presidendi lugu on niisugune, tahan väikse poisile, minust saab president, jah, siis alateadlikult, vaatamata kõikidele takistustele, mis on tee, alateadlikult valid tee, mis viib sind eesmärkide lõpuks või ikka taha. Nii et eesmärgi panek ja nüüd, kui tuleme õpilased selle õppimisrõõmu juurde, siis peaks olema mul eesmärk kellekski saada või kuhugi jõuda. Peaks olema mingi unistus. Nüüd küsimus, kas me noortel on unistus? Tegelikult 2 aastat tagasi sõitsin autoga ja Kuku raadio mängis ja seal oli intervjuu ühe õpilasega, kes oli lõpetanud 12. klassi, ta oli sellepärast, et ta läks presidendi vastu. Ja tema käest küsiti nüüd, et mida ta siis oma kooli kohta või koolis tahab pöörduda, mis ta arvab kooli. Alustas sellega. Mulle sobiks, kui olen kuldvedaliga lõpetanud, sobiks nagu midagi halba kooli. Aga tegelikult tahaks öelda, see, et ma sain palju teada, siis on tore. Aga ühte, mida kool minuga ei teinud. Ja ma jätleski tütarlaps ja see ma pean kõige suurem, ta ei õpetanud mind unistama. Kõik uuringud maailmas näitavad, et mitte midagi ei ole maailmas juhtunud, millest keegi ei oleks enne unistanud. Kõik, mis on loodud, leiutatud, avastatud, keegi unistas. Tänapäeva inimestel on tohutult vähe unistus. Ja jällegi selleks, et nüüd see õppimine oleks nauding, meil peaks olema üks unistus kuhugi jõuda, selle ma olen midagi pannud endale kuhugi mingi eesmärgiga, olgu ta missugune tahe. No nüüd see nautimise siis uuringu, mida siis Seligman kirjeldab oma selles ehedas õnnes, ta koosneb nagu järgmistest osadest. See tegevus, mida ma teen, peab olema lõpuleviiv. Kui ma midagi õpin, siis mulle peab tunduma, et elu ilmastki ma ei saa selle, jah. Ma usun, kõik on eksami eel tulnud seda tundnud, seda on võimatu ära õppida, see on täiesti ülemõistus. See tegevus, mida ma, või meil on näiteks igapäevase elus liiga palju, niikuinii valmis ei jõua, jah. Või vahest on nädal otsa segi läinud, siis nii hulle tundub, et pole kuskil taha. Reegel ütleb, et alusta ükskõik kust, peas, et alusta. Nüüd tegevus peab olema lõpule. Nagu näete, tippsoorituse on siin täpselt sama punkti. Ta peab olema nii, et ma saan seal tegevuse keskmist. Nüüd ei tohiks nagu mingid asjad kõrvale. Tingid eesmärgid, see on lihtsalt eesmärk, peab olema suurem kui otsene tegevus. Vahetu tagasiside ja siit tuleb välja see, mis on siis 21. sajandi märksõna meeskonnad. Kui me teeme midagi koos, saame me vahetu tagasiside. Kui ütleme rühmas õppimine. Uuringute järgi rühmas õpivad, näiteks Inglise koolid on 4 rühmad esimeses klassis koos õpitakse, ei ole igaüks pinginaaga pealt, ei tohi maha kirjutada vastu, vidi 4 peab koos tegema ja nüüd sa saad vahetu tagasiside. Ja kõikide uuringute järgi lapsed õpivad teiste lastest paremini, kui nad võtavad seda õpetajast. Me peame looma, ehk see vahetu tagasiside, samamoodi me, kui me oleme õpetajad õpime, siis see vahetu tagasiside, mitte hinnet, see ei ole tagasiside. Ja meeskonnatöö või koos tegemine on siis tegelikult üks meie 21. sajandi märk. Tegevus peab olema kaasahaarav. Mis meid kaasa haarab? Kui eelmisel sajandis haaras meid lugemine, siis sellel sajandil on arvutimine. Selgub, sinna on pandud miljardeid tunde. Ehk kuskil oli artikkel, mis ütles, et mängudele on sellel sajandil pandud rohkem töötunde kui kogu teadlikult töötamise aja jooksul kogu inimene. Nüüd hiljuti tuli mingi uus mäng ja siis sellest oli saade, jälle raadios kuulsin, mis mäng see oli, sellest ma aru ei saanud, sest minul ei ole eriti suur mängija. Ma peaks ütlema, peaaegu üldse ei mängi seda. Ja nüüd ta ütles, et teil kulub 35 tundi selleks, et jõuda sellesse staadiumile, et mäng muutub huvitavaks. Suurtate ette, jah. Aga siis ta kaasab teid täielikult ja siis ta enam ei saa. Ja nüüd ja me pingutame. Selgub sellest arvutimängust. Keha ja meeli nii, nagu me peaks pingutama õppides. Jah, ehk mäng kui õppimine. Ja nüüd
see mängulisus on siis üks, mis on siis uuritud kaasaegses pedagoogias. Selleks, et 21. sajandi lapsi õpiks. Oma tegevuse kontrolli. Samal ajal, kui sa saad aru, et sa oled iseenda peremees. Seesama, sa oled mängija. Ja? Sa oled ise selle olukorra peremees. Sa ei jää olukorra alla. Ta muutub. See optimaalne kogemus sünnib siis, kui sa tunned, et sa oled asjast üle, sa oled meister. Ja jällegi see mitte muretsemine olen mina pärast. Ja me jälle võime küsida õpilast, et kui palju lapsed koolis peavad iga päev muretsema, mida teised minust arvavad ja kuidas õpetavad. Ma olen mures, mul on väga kõikuv enesehinnang, eriti kui ma olen 30 ja saab väga otsas. Ma küsin aeg, et kui mitu korda saab kiita 5. klassi poiss, 3 ja mõned 2, mitu korda päev. Ja öeldakse, et õppimise keskkonnas on uuritud, Kaanemann sai 2002 Nobeli preemia ja tema oma uuringutes ta jõudis selleni olulise otsuseni, et ka rahamaailmas tehtud otsused on emotsionaalsed, et tema Nobeli preemia kõneleb sellele. Ratsionaalsus on inimesele võõras. 20. sajandil on üles ehitanud ratsionaalsus, nüüd emotsioon näinud. Et uuringutes sa tegid 1000 eksperimente, ta ütles, et inimesel on möödavas 20 000 kogemushetkest. Nüüd sellest 20 000 kogemushetkest, selleks, et ma ennast hästi tunnen, peaks mul olema see kogemushetkede suhe, ütleme, kui me tahaksime kellegagi koos elada, siis 5:1, aga positiivsete ja negatiivsete kogemushetkede suhe, aga selleks, et hea keskkond 3:1. No nüüd jagame, ütleme, 20 000 ja 15 000, ütleme, 3:1 vastu, saame 4, eks ole, saame 5 ja 3, 15 000 positiivset kogemushetke, et laps õpiks koolis. Nüüd tuleme selle 5. klassi poisi näitel. Mitu positiivset kogemushetke tal on, mitu korda teda kiidetakse, mitu korda teda pesile tõstetud. Ta ei saa õppida. Vastus on see, ta on võimatu õppida keskkonnas, kus näiteks kogemushetkel on 1:1, aga kui on vastupidi, negatiivsed on kordades rohkem, siis tegelikult on võimatu. Ja kindlasti on see, mis siis on ajatunnetus muutunud. Ma võin unustada ennast mängima, ma võin unustada ennast koristama, ma võin unustada ennast lugema ja ma unustan ennast töö tegemise sisse ja mõnikord on läheb tööga nii, et vaatad, kelle jumal, tööpäev on läbi, et me unustame. Ja teine asi on ka vastupidine. Me tegime ära tohutuga tööd, mõtled, et terve päev istusin ta välja 5 minutiga. Lahendas midagi, mis tundus, et see oli tohutu pikk. Nii et ta võib muutuda lühemaks ja ta võib muutuda pikemaks. Ja nüüd see Csikszentmihalyi võtab siis kokku. See sõna kulgemine on niisugune, ta inglise keeles on see vooseisundis flow, et mis ta peaks eesti keeles olema. Me püüdsin seda tõlkida vene keelde ja ei leidnudki sõna vene keeles sellest rääkima, et kulgemine. Et tegelikult, ütleme, jah, võib-olla see ei olegi nii, aga see on raamatus tõlkitud, tähendab, Csikszentmihalyi raamat on eesti keelde tõlkitud pealkirjaga kulgemine, et nagu on võetud, et sa teed ja nagu oled selle sees mõtlemata teistele asjadele. Ja väidetakse, nagu ta ütleb, aga kogetu ise on nii nauditav, et sa ainult selle tunde pärast tahad tagasi. Ikka ja jälle. Kui õppimine annab sulle selle tunde, siis ikka ja jälle tahad. Ja ma usun, et igaüks on õppimises kogenud. Et mina olin niisugune matemaatikas väga hea ja ma mäletan, et ma nautisin matemaatika ülesannete lahendamist. Et ma Tartu Ülikooli esimest korda sisse astusin, ma lahendasin 1000 matemaatika ülesannet Moskva Ülikooli ülesannete kaudu ja naudinuga. Mitte keegi mind ei sundinud, kui oli nii matemaatika 5 on, ma tõenäoliselt peaks sisse saanud ilma selle 1000 üles. Kas see tundus? Ja see veidi lapsed laske. Ja pärast seda ma ei mäleta oma elus, et ma peaks kunagi neid ülesanne lahendama. Ma olen tükk aega tõsitada tegema, et see sama sa naudid selle asja tegemist ennast. Ja see võib olla mis tahes õppimisest, kirjandi kirjutamist ja see ei sõltu sellest, mida ma. Ja nüüd selle tunde tekitamine ja selle keskkonna loomine, kus on võimalik.
kuulge. See on siis tänapäeva pedagoogikas. Ja selle tõttu siis maailmas on sündinud palju eksperimentaalkoole. Kuulus kool on Singapuri kool, kus on esimesel 4 aastal ja ühtegi ainetunni õpitakse teisel viisil. Siis on selles kuldringi raamatus liikuma panev jõud on vist toodud aadress. Ameerikas oli 60 kooli. Muidugi 60 Ameerika kohta on nimeliselt väike asi, see ei ole palju koole, jah. Nii et see on oluline. Ja nüüd, kui me oleme õpetajal, siis meil oleks vaja, siis need asjad omavahel siis tuleb kombineerida. Tõepoolest, õpetaja on väga terve. Ja nüüd ütleme, joonistame selle püramiidi. Ütleme, et kõik need teie teadmised, mida te teate. Selle püramiidi joonistati Läänemere maade innovatsiooni konverentsi. Hea ettekandja. Kus siis on? Nüüd. Ja jagas kõik teadmised siin 3 osa, võib-olla seostavad väikesed kitsam, aga mõttel võib-olla siin on see. Siin on teadmised, mida te teate. Ja küsimus on, mis siis on see 8. Siin on avatud. Ja nüüd kogu see keskne asi on siis uuringute järgi. Sternberg oli esimene uurija. Sternbergi raamat Praktiline intelligentsus, ma eesti keelde tõin. Need teadused kannavad nimetust vaiketeadus. Ingliskeelne tervis on tacit knowledge. Ja nüüd, kui me räägime teadmusmajandusest ja teadmusjuhtimisest, on tegelikult just see, kuidas muuta need sellised vaiketeadmised nähtavaks, kasutatavad. Ja nüüd tuleme siis selle tänapäeva kooli. Arvati, et jälle mingi aeg, aastal 2008 loodi rohkem faktiteadmisi kui eelmistel ajastutel kohta. Sest meil oli arvuti, me saime kõik numbrid, me saime välja arvutada, kui pikalt palju meil närve ja veresoonet ja kõik. Me teame kosmosest, me teame tähtedest, me teame miljon asja, mis me teame, miljon numbritest, olete nõus? Me ei jõua neid midagi teha. Iga fakt on meil tegelikult selle ulatusega. Küsimus koolis õpitud, kui palju me mäletasime pärast keskkooli. See on ka uuendus. Meie semantiline mälu mäletab 4–10% õpitust. 4% on 2/2 jagu 12. klassist. Kui praegu näiteks logaritmi definitsiooni meeles ei ole, siis välja ei mõtle. Ja kui te ei mäleta, mitmes element oli raud, kogu aeg ma pidasin valesti, nüüd kontrollisin nende veel. Õppisime. Või näiteks, et hapnikud, mis seal on all number, alla 8, üle 16. Kui meil ei ole meeles, siis me peame minema tabelisse vaatama, olete nõus. Ma kõik õppisin. Riigid, linnad, kus vinaraevad võtakse poole poolta. Ja läinud. Nüüd, kui me õpime selle teise isikliku, teise mällu, siis kaua see mällu. Kui see õpime mällu, mäletab, sünnist surmani 100. Ainult kõik ei kirjuta töös. Selles mõttes liit ei jookse kogu. Aga meil on 20 000 kogemused ka päevas. Siit tulevad need vaiketeadmised. See vaiketeadmised on seotud otseselt siis sellega, mida me nimetame intuitsiooniks. Suur alateadlik arvuti, ülikiire. Ehk uuringute järgi see reaktsioon. Ja nüüd kogu siis see käitumuslikus pooles on küsimus, et mis käib? Käitumist. Käitumist ei käivita mõistus. Käitumise käivitab meie emotsionaalne aju. Nimetaja aju, meil on 3 aju, uus aju ja emotsionaalne aju, siis on roomai aju. Kui kõvasti juua kuulud, siis kaob ära kõik. See rohteksi puhult ja lülitatakse välja, siis lülitatakse välja emotsionaalne aju ja roomai aju. Kõik inimesed ja ülevõtavad. Ja nüüd on käitumise käivitaja tunne, et emotsionaalne tegevused on kõik säilinud. See küsimus, kuidas inimene toimib. Ja järelikult siit tuleb ka siis see
emotsiooni uurijate järeldus. Kübetke tunnet võib maksta rohkem kui tonnide liisiga. See tunne käivitab. Aegade vahe on umbes, tunne käivitab käitumise sisse 1,18 sekundit. Mõtlemises kulub vähemalt või rohkem. Nii et tegelikult igasugune käitumine, igasugune asi käivitatakse positiivsest tundest ja nüüd ja nii lülitatakse ka välja negatiivse tunde korral see, mida me nimetame mõtlemiseks. Halb tuju, halb keskkond, kõik toimubki ainult emotsionaalse hajutase. Nii et ja nüüd see vaike teadmiste kasutamine ja siia õppimine ongi see tegevuse kaudu, ehk see on kogemus. Ja nende kasutamine ja intuitsiooni kasutamine on siis üks neid võtmeküsimusi, millega siis pedagoogika peaks nüüd õpetama inimesele neid kasutama. Ja nüüd see isiklik areng meil on väga oluline. Ja nüüd kogu siis õpetamine on siis selle lapse isikliku arengu soodustamine. Ja eneseteadlikkus on see, et ma tunnen oma tugevat külgi, ma olen oma andmed avastanud ja ma kasutan neid, ma igatavalt. Nüüd järgmine on see väärtuste poolt, ehk väärtuskasvatus, mis tegelikult on need. Väärtusteks võib olla ükskõik mis asjad. Üldiselt tõekspidamised, mingid asjad võivad olla väärtuslikud, mis on need väärtuslikud. Ja ütleme, selles kasvatuses on muutunud maailmas iga inimese jaoks tegelikult väärtus oleks eneseteostuslikult tööd leidmine, leida enda jaoks elu eesmärk. Ja motivatsioon, nagu mõtlen, sisemine kui välimine, päriselt kindlasti me ei pääse sellest välisest. Mingid välised motivaatorid, me peame midagi ellu jääma või siis nagu seal oli teiste inimeste heakskiit või nagu kirjutab Erikson, edutunne ja kiitus. Ja jällegi aga edutunne kuidagi on selle ütleme ühiskonna üldise selle seotud. Ja liikuks siis see toetusvõrgustik, kõik uurimused, edukate inimeste edu-uuringud selgub. Seda edu, kui me ütlesime tulemusta, otseselt, kui me vaatasime seda tippsooritust või nautimist, on seotud selle toetusvõrgustik. Ehk kui palju meil on toetaskond, see toetuse oma. Tippjuhtide uuringud, edukate inimeste, sportlaste uuringud, see toetus. Ma pean olema toetatud ja jällegi tulla siis pedagoogika uuringute õpetaja, see on niisugune hea õpetaja küsitlus ehk Euroopas ja saadi 20 punkti kõigi lastega, missugune on hea õpetaja. See on esikohal, et ta on minu poolt, ta aitab, kui on vaja, ta toetab mind, ja see minu poolt on ehk tingimusteta armastus. Feminiineetika ütleb, et tegelikult hea õpetaja on nagu piisavalt hea ema. Ta armastab last tingimusteta, aga õpetab talle selged reeglid, ta saaks elus hakkama ja laseb. Ja see ongi see, mida me õpetaja sellise lastega tegelemisel, see on seda tulemust me ei saa teha. Tulemus võib ilmneda 10-20 aastat. Me ei saa kasutatud sel päeval, me midagi tegime. Ja terviklik elu on siis võtti selles positiivses psühholoogias, koosneb ta mitmest komponendist, terviklikus elus on minu töö või minu tegevus või õppimine, siis on minu lähedased suhted ehk toetusvõrgustik, aga on ka minu isiklik privaatne, see iseseisvuse osa, olla keegi ja tunda, et sa saad eluga ise hakkama ja samal ajal olla seotud, ma ikkagi keegi ei ole. Ja kui ennast tahaks tundma õppida, siis tõepoolest, kui me endaga ei tegele. Ja kui me oleme näiteks keskkooli ära lõpetanud, siis võiks küsida, millises ainetunnis me tegelesime iseenda analüüsi. Võimete, kus oli need tegevused, ma sain teada, milles ma olen väga andekas, milles ma olen eriline. Ütleme, mina, nagu olen mõelnud nüüd kooli peale viimasel, nagu 2 halba asja. Meil on alati, ütleme, koolis on tunneb, sa käib, meil on nagu mudel ette antud, niisugune peaks olema üks korralik laps või hea õpilane või tubli inimene, jah. Et meil oleks nagu mudel ja me püüdleme selle mudeli poole. Me peaks püüdlema mudeli poole, vaid peaks püüdlema iseenda leidmised. Juhtimisuuringutes on tulnud autentne juht.
sa tahad olla sina ise. Sa oled iseendana õnnelik. Leiad selle kõige toredama ja tublima inimese siit seest ja sa oled õnnelik iseendana. Ja teine, mis me teeme õpetamisel, me õpetame üldiselt selles vaimus, et igale küsimusele on üks õige vastus. Õpetaja teab seda, õpilane veel ei tea, jaotab talle ette. Ja tänapäeva pedagoogika selline ilus lükkene hüüdlause. Ärge õpetage vastust, õpetage küsimus. Õpetage inimene küsima. Selleks, et küsima selleks, ja see on kõige raskem. Ja kui küsivad siin arvutimaailmas, kas õpetaja roll on vähenenud või suurenenud. Õpetaja roll on kordades, 1000 kordades. See, kes on, sellel on see tervikpilt. Ja nüüd võtme küsimus kogu selles maailmas on selle tervikpildi loomine. Kas me paneme üksikud killud kokku? Nii et see on kasvatuse see ja tõepoolest, et me peaksime selle suure pildi ja see suure pildi loomisel on õpetaja roll palju tähtsam seda eelmisel sajandil, sest siis ei olnud nii palju infot ja siis ei olnud seda pilti nii keeruline kokku panna kui praegu. Sest tohutu kiiresti muutumas maailmas. Ja üldjuhul küsida, missugune peaks olema õpetaja. See, kes tunneb ennast iseendana hästi. See, kes iseennast armastab. Ja kindlasti on meie ühiskonnas näiteks enesehinnangu uuringud näitavad kakslast tendentsi. Tegelikult nii palju, kui neid ei ole väga palju tehtud, siis tegelikult meil ei ole väga, me oleme oluliselt paremad, kui me iseendast arvame. Ehk meie enesehinnang on natuke kõiku, me liiga palju võrdleme, meil on kuskil ideaali mudel antud ja kui vaatad siis peeglisse, no näed vanem ilmsam või no üldse ei näe nii ilus või nii. Ja me ei ole ennaga rahul. Ja see, mis meil on, ütleme, et see on tore, kui sa ei ole rahul, siis sa arened, siis tegelikult teadus ütleb midagi. Sa arened kordades kiiremini, kui sa oled endaga rahul, aga sa võid tunnistada oma mõningaid puudusi. Aga üldiselt sa peaks endale meeldima. Ja kindlasti on mõned asjad, mida me peaks arenema. Ja sel juhul, kui meil ei ole seda enesekindlust ja me ei usu oma väärtuslikku, siis me takerdame raha ja võimu taha. Noh, meil on hiljuti kogemused pöördunud aegadest, meie aegadest valimised olid alles. Ehk siis meil on, kui me ei usu piisavalt võimudesse. Ja teine, mis on uuritud, kui näiteks lapsel on koolis tunneb ennast ohustatuna või ärevuses, siis tegelikult õppida on rünnatu. Ja need küsimused, millele siis laps, kes lõpetab põhikooli, peaks vastama, milles olen meisterlik, missugused on minu unistused ja eesmärgid, kas ma olen mendi ja õieti. See on asi, millega me peaks kõigelema maasma. Ja küsimus just lapsele esitada, üldiselt laps saab teada, mida ta ei oska. Väga sageli ta ei saa teada, millest ta on väga hea. Nii et need on need küsimused, et igaüks ma soovitan paar minutit mõelda, et igaüks võiks endale vastata, milles mina olen meisterlik. Me kõik oleme. Ja selle meisterlikkuse uuringutes, kui siis tahab selle meisterlikkuse kokku panna, õppimises on üks, et ma joonistan seda veel teise püramiidi. Saadu seda ulatist ja lehtusega, ma mõnestan vääritsema. Et küsimus on siis ütleme õppimise koha. Väga oluline, ma ei oska siin, aga ma panen siia leidi tasa. Ja see puudutab otseselt kooliharidust. See puudutab seda, mida siit praegu on. Teda ka. Need mõlemad püramiidid on siis, peaks olema ühe suurused, igal inimesel on siis need teadmised, mis teil on, võib jagada kahel erineval viisil, sorteerida neid midagi teada. Õpetajatel on neid teadmisi väga palju, nii et see püramiid on suur ja nähes. Aga nii. Nüüd, selle püramiidi alumine osa on andmed. Meil on teada igasuguste numbrid. Meil õpetatakse koolis andmeid ka igasuguseid andmeid. Nüüd järgmine tasand on informatsioon. Nüüd küsimus, mis vahe on andmed ja informatsioon? Vahe on, nõus. Nagu andmed paneme teatud konteksti öeldakse.
kommunikatsiooniteoorias, siis andmed muutuvad informatsiooniks, jah. Mingi number oli täna hommikul -6 Paides külma, aga nii kaua kui läinud -6, siis ei olnud ta nii, aga nüüd paneme Paides ja miinus ja nii edasi ja missugune miinus ja saame siis informatsiooni. Ilma teadeks on meid on olemas. Nüüd järgmine tasand on teadus. Ja nüüd jällegi küsida, ja see on minu lemmiküsimus. See füüsiku funktsioon on küljes, pääse sellest natukene tiiksub anna. Ja siis ma küsin oma üliõpilastest ülikoolist. Imelihtsaid küsimusi füüsikast. Ikka oma füüsiku ingistub sees ja minus lihtsaid küsimusi. Kus asub maa päikese suhtes, et suvi oleks või mille poolest erineb maa väri 7 palli ja 9 palli. Vaatad otsa, või roole palli. Ei oska arutada 2 palli. Ja ma küsin, kui palju erineb. Ja ma ei ole kordagi on kõigit vastust. Logaritmiline skaala, korv, me ei tea. Aga minu lemmik küsimus on, ja see on tõsiselt muretanud, kus asub maa päikese suhtes, et suvi oleks. Saalis on vaikus, kõik on kurvade näpudega vaatavad, istuvad seal mul kumlaudega pidevalt kulmedalis ja tehnika vool, tehnika ülides. Mina olen ma inimene, ütlen ette, et maa liigub ümber päikese mööda ellipsid, mille ühes fookuses on päike joonistan see ellipsi, panen see sulele. Kõigid silmad lähevad särama, no lõppele lähemalt soe. Mina ootan selle küsimuse peale, ma küsin, kus on oma päikese suhtes, et suvi oleks, et Viravere rumal küsimus, ei saagi nii küsida. Sellepärast, et kui ühes otsas on suvi, on teises otsas talv. Järelikult asen päikese suhtes ilme ära aastal. Ma ei ole kordagi saanud, et Viravere välja. Ja ka siis, kui sa ütled ära, lõkkele lähema, on soe, kõik teil silmad säravad, sa ei mõtle tegelikult selle peale, et sama teises otsas on. Ja nüüd on, mis vahe, küsin mina, kas koolis informeeriti neid füüsikast või nad omasid mingit teadmist. Ma võin öelda 90% sellised koolis füüsikast on saanud, on puhas informatsioon. Rastajad vahetuvad sellepärast, et maatilg on vilgu või oleks ei vahetus. Nüüd on informatsioon ja teadmised erinevad selle poolest tähendus. Ma olen loonud tähenduse. Nüüd ma olen loonud tähenduse, mis tähendab logaritmiline skaala. Logaritmiline skaala võimaldab suuri numbreid kirjutada väikeste numbreid. Ja, logaritm 100 alusel 10 on 2. No võid kirjutada 2, selle asemel kirjutavad, aga 10 ruudus on 100. Ja kui me ei ole loonud tähendus, siis tegelikult jah, meie kooliharidus, uskuge mind, see 40% on see, et ei suuda enamus ainult mingit tähendust sellele, mida me õppisime. Me informeerisin, ma õppisin ära, ma tegin eksami ka ära, ma sain mida viia, jah. Ja sai läbi, aga ma ei loonud tähendust. Ja nüüd see ühisõppimine on see, vanem õpetaja läheb, aga loob tähendus, see õpetaja loob selle suure pildi. Nüüd küsimus, mis siin viimases on, see on, mis teil kõigil on hästi palju. Mis on? Selle nimi on tähendus. Küsimus, mille poolest erinevad teadmised ja tarkus. Me teame palju inimesi, kes väga palju teavad, aga targad ei ole. Olete kohanud. Aga mõni on väga tark, aga kooliharidust ei ole küll palju, jah? Aga tõsiselt tark inimene. Ja nüüd on teadmised ja tarkus erinevad sellest, et kui teadmised on pandud süsteemi loodud seos. Mida te tegelikult tähendab? Millises seoses, jah? Kuidas need asjad on oma aastal? Ja jällegi, mida rohkem infot, mida rohkem fakte, seda raskem on luua seda suurt pilti. No, selle suure pildi siis loomine koolist. Ta nimetatakse tihti peale siis helikopter mõtlemiseks, vaadata asjadega üleval, süsteemne mõtlemine ja selle süsteemse mõtlemise jaoks on loodud uus intelligentsus, soomes on see kõvasti uuriv, system intelligence, eks. Ja selle intelligentsuse jaoks on siis ka teine või tarkuse jaoks on siis vaimne intelligentsus. Kolmas on eksistentsiaalne, sellest pole uurijad kokku leppinud praeguseks hetkeks, mis see nimetus jääb ja sisu poolest nad enam on ka. Ja see on siis, eks ole, kui meil siis IQ otsustab selle muidu õppimise ees, selle, mis me sinna
romantilisse mällu panema, siis see on selle suure pildi jaoks. Ja selle tervikpildi loomine on päris keeruline, mida rohkem on selles muutuvaid asju, mida kiiremini maailma muutub. Nii et see oleks nagu õpetamise eesmärk, anda arusaam sellest, luua tähendus asjadele, mida me oleme õppinud. Ja see tarkus, meil on palju tarkus ja selle tõttu, isegi mõned õpilased võivad palju teada, aga tarkus on see, kuhu nad jõuavad tänu. Ehk üldjuhul nad jõuavad ka tähendusteni tänu. Ise seda teed on päris raske ja tihke. Selles tohutus faktide rohkes maailma. Nii et oleme lõpetanud. Kui on küsimus. Tõepoolest, Aijul on võimalus esitada küsimusi. Ei oska küsida? Pole õpetatud küsida. Jah, kunst on küsimusi esitada ja vastamine. Ja kõik küsimused on hea. Kui ma lugesin esimest korda seda pildiraamatut, siis ma olin õnnes. Ma olin jõudnud ise selleni aastal 2000 uuringutes, et see tulemuspalku tööle rikub inimesed üle. Aga ma ei olnud lugenud teistele. Ja selle tõttu see on tegelikult sinna pandud viimased 30 aastat motivatsiooniuuringut ja rohkemgi veel. Ja tõenäoliselt, et jõuda selleni ja õppimises on väga lihtne, kuidas saada naudida. Selleks, et see oleks võimalik, peavad näiteks reaalaines, mis enam sagedus, meil peavad olema ühesugused teedteadmised. Me peame tehniliselt tasandamise iga õppeaasta. Ja see, et meil näiteks, see oli kuskil 80. kooli, kui mitu last jõuab esimest klassist teist klassi täiel teadmist. Me uuringute järgi oli ainult 60%. Teises klassis on juba 40% õpilastest, kes midagi esimesest klassist ei jõudnud ära. Ja nüüd tekib siis järgmises klassis ja nüüd, kui meil tasandab, siis need, kes maha jäid, ei ole võimalik enam seda naudingut ja rõõmutsus. Aga meie üldjuhul nüüd tasandab. Ma tean, et juba tasandab neid teadmisi on Hugo Treffneri gümnaasium 10. klass, pool aastat või pandalikud 10, kuigi seal on erikooldik, on reaalvallakuga suurt eksamile, pool aastat ainult tasandatud 10. Selleks, et tuleks õppimist. Nii et see on see kunst, see edutunne tuleb siis, kui olete nõus, kui ma saan hakkama. Ei ole küsimus, palun. Kas sellest teooriast lähtuvalt, see, mida nüüd tüüpikas lasteaedades tehakse näiteks, et lastele antakse mingite lillekesi või lillikaid sinna, et oli ka mingi laps, et tegid hästi ja saab jälle mingi kärni juurde, et see siis on kui vale. Ootamatu preemia kirjutab, et ei ole. See on väga vastuoluline, aga üldjuhul, nüüd ma hakkan seda preemiat ootama või kärnikest, siis tegelikult selgub, et see rõõm ise ja muidugi mingis mõttes vaadake tagasiside on häda vajalik ja võib-olla see liblikas ja kärniki on tagasi. Aga tegelikult, kui me kõikidele ei anna, ja ainult mõnedele anna, siis me oleme loonud konkurentsi. Ja konkurents iseenesest. Et selles mõttes hästi palju on küsitud minu käest. Ja nii palju, kui ma olen neid uuringuid saanud, siis ma võin küll öelda, et mingis ajas, me teame võib-olla ka hinda vaatama kõik, aga see asi peab ise pakkuma rõõmu. See tulemus, saate aru, see tulemus, mille ma saavutasin, see on minule tegemise rõõm. Ja kindlasti kõik need muud tingimused. Hea töö juures me ei saa tööd nautida, kui me ikka palka ei saa, siis me iga inimene. Kui me ei ole näiteks selle inimeste uuringus selgus, et selleks, et seda taset hoida, tuleb maksta natuke rohkem palka kui teistele sama töö tegijatele. Vastasel korral läheb meid täna.
jällegi. aga hindamine koolis on püsimärk kindlasti. ja selle tõttu siis, mida siis vahel eksperimentaalkoolides on kollektiivne tulemus. no ütleme projektipõhiselt, selles me tegime projekti valmis ja kõikide ja ei ole, et kellegi panus oleks rohkem tähtis meeskonnatöös kui teisel. vastasel korral, kui tema oleks tegemata, et meil ei oleks valmis, jah, tegime valmis. nii et see on psühholoogiliselt päris keeruline. Siin on kas üldse mingisugust tagasisidet tuleb kindlasti anda, see oli siin kirjas nagu. ja me võime kiita, kiitus tunne, võime ise, see tunnetama tehes sai, koos tehes rõõm, hästi tehtud tulemuste rõõmustamine. aga see linnetuse kohanemine on kiitmise, noh? jah, aga hinne ei ole otseselt selles, vaat siin ongi see ausalt öeldes võrdlemisi ja väga paljud lapsed, aga uuringud näitavad, kohtus läheb õppimise rõõmu tulemusel. ja nii sa hakkad tegema hinde pärast ja aga see on ka motivatsioon. see tundub, aga saate aru, nüüd need teadmised, ma räägin, need teadmised väga sageli jäävad siia informatsiooni võtta. ma õppisin ära. ma ei loonud tähendust. tähenduse loomine on järgmine. nii et ma usun, eks ole ka natuke usun siinast. ma usun südamest, et 6 aastat ei peaks hindama selleks, et igas lapses tekitada edutunne. nii kui me tekitame hierarhia, sellisel hetkel me oleme nendele, kes on rea lõpus. me ei tohiks mingil juhul, igaüks peaks saama tunda edutunne. ja see mitte võistlemine, see asi ise, sest arvutimängu mängitakse iseendaga. see on mäng, võitlus iseendaga, see ei ole kellegi teisega. ja selle tunde tekitamine. ja nii kui ma hakkan võrdlema, nii on mäng jälle. alati on keegi minust.